Davai, super. Hakkame pihta. Nii, kell on täpselt 1 ka, siis me oskame vaadata, et me lõpetame igal ma ajal. tulin küll enda plaitudega täna. Ma olen chill vibes. Väga chill vibe. Nii. Ma olen tegelikult... Ma olen nagu emme. See on väga millennial vibe sul. iPad käes, las ma vaatan oma märkmeid. Jaa. Ma olen tegelikult täiega elevil olnud, et uuesti kahekesi maha istuda. Mitte, et meie külalised poleks lahedad või midagi, aga seal on midagi. Teist on selles, et me kahekesi räägime, sest et meie mõte selle podcastiga oligi ju võib-olla jagada lihtsalt meie vestluseid avalikult ja meie nalju, nii et Ranna väljaanne on täna 2 koosseisus kohad sisse võtnud ja täna me räägime asjadest, mis meil on Lauraga vahepeal silma ja kõrvu jäänud. Muuhulgas natukene minu hiljutisest poliitikahullusest, siis asjadest, mis Laurat on viimasel ajal mõtlema pannud ja kui aega jääb, siis natuke ka lähenevast beach grindist, võib-olla jääb aega mõneks festivali looks ka, kes teab. Kes teab? No räägi kõigepealt, kuidas sul siis läheb? Mis vahepeal juhtunud on? Mulle hästi. Vahepeal on väga palju asju juhtunud. Suvi on nagu kohal, aga ei ole. Selles mõttes, et ma arvasin, et ma olen nii harjunud sellega, et nagu kui on suvevaheaeg, siis on kõik, mitte midagi teel, lihtsalt passid voodis, aga viimased aastad on olnud natukene erinev, et tööd ikka palju, aga ma ei tahaks, et oleks teisiti. Kusjuures eile ma sain meili, et lõpuks mu viimane hinne on ülikoolis, siis nagu esimese kooliaasta pool on ju sisestatud, aga nali siis näeb selles, et minu need arved vahest, nagu kooliarved, ma olen tasulises õppekavas, nagu ei tule mu meilile läbi ja siis ma pean alati nagu minema õisi, kus öeldakse, et see on arve maksmata, on ju. Aga nagu paar korda on nii, et mulle kirjutatakse, et see on sinu hoiatus, et mis on eksmatikuleerimine või? Üks nendest. Mingi trikuleerimine. Ja siis ma olen alati mingi, okei, pean tegema, aga ükskord oli nali selles, et ma kirjutasin oma õppejõule, et tere, miks mu hinne pole väljas? Kõikidel oli, kõik arvutasid oma hindeid ja ma olin mingi tervist, et kas ma midagi valesti teinud või mis on, et kas mul on nagu puudumisi pole täis ja ta lihtsalt kirjutas, tere Laura, su arve on maksmata, head päeva. Ja siis oli natukene naljakas, aga nüüd mul on ametlikult esimene kooliaasta läbi. Palju õnne. Aitäh. Väga tubli oled. Mul on väga hea meel, et see on läbi, aga väga ootan juba 2 aastat. Tõesti? Ma mäletan, kui sa veel ülikoolis käisid. Ja see tundub nagu 10 aastat tagasi. Oligi. Nagu, mis on naljakas, sest see oli, nüüd saab siis aasta, aga kuidagi ajataju, mida vanemaks saad, nagu seda kiiremini aeg läheb. Ja räägites suvest, siis minu meelest suvi kaotab ka iga aastaga enda nagu seda loori seal ümber. Või nagu tegin graafikut ka just üks päev, panime mingeid asju paika kalendris ja ma olen nagu tore. Kui me seda salvestame on 1. juuli. Vanasti see tähendas, et 3. suve on juba läbi. Loodetavasti, kui see osa üles läheb, on ikkagi natuke paremad ilmad ja nagu suvetunnega. Aga ma mäletan eelmine aasta, ma läksin ka kooli nii, et nagu ma olin T-särgiga ja suvi oli septembris, kui peaks isegi saama. Ei no, mina mäletan neid aegu, kui oli kevad. Sa käisid mingi 9-10 klass ja oli see, et sa läksid hommikul kooli kerge jakk peal. Lõuna ajal on see 31 kraadi, kuuma laine, istud terassi peal, hängid, mõtled, jakki polnud vaja. Mõtlesin, täna on ka see esimene päev, et jakki pole vaja. Tulin ikkagi kodust välja, jope seljas, tundsin päris soe, parkisin stuudio taha auto ära, mõtlesin, et okei, ma tulen T-särgiga. Väga külm, tuul, instant regret. Okei, kuidas sinu läheb? Minul, ma olin vahepeal 2 nädalat haige, on ju? Ma olen väga teadlik sellest. See oli päris hull. See pani põntsu. Ja nüüd mul on tunne, et vaata iga kord, kui sa oled veits pikemalt haige, tuleb ju uus hingamine. Ma olen uus mina, mul on uued väärtused elus. Sa pead kõik uuesti väärtustama, mis on tegemata. Kõik on uus juulikuus minu jaoks. Ja selles mõttes... kõik tõesti on uus, käibemaks ka. Mul just meenus, et oleme juulikuus. Ja tänasest ju. Jah, tänasest tõusis. Palju õnne, tüdrukud! Kas on asi, mille pole õnne saavida? Meil on jama. Jaa, meil on vesi ahjus või kuidas öeldakse. Aga jah, nüüd selle uue hooaga ma olen siin jälle igasuguseid, küll ma proovin sotsiaalmeedia paastu teha, küll ma proovin uuesti trennilainele saada, liigun vaikselt praegu. Aga rääkides nagu lihtsalt viimase aja avastustest või mõtetest või ütleme siis ka hullustest, siis mul on olnud viimasel ajal üks obsession ja selleks on poliitika. Ja naljakas on see, et ma olen kõikidel oma poliitika teemaliste TikTokide alla saanud ühte konkreetset kommentaari. Maria, sa oled nii mehelikuks muutunud. Mehelikuks või?
sa arvad, et ma vaidlen vastu, sa arvad, et ma olen mingi, mida sa ajad, aga sa tahad, et see oleks aus sinuga. Mitte mehelikuks, aga väga nagu pöörde oleksid teinud minu jaoks. Ja meil oli see arutelu ju varem ka, et üks päev FaceTime'is rääkisime, et minu jaoks nagu need videod. Ma ütlen ausalt, ma ei vaata neid lõpuni. Aitäh, mu armas õde. Aga ma keelin lõppu, et su statistika oleks hea. Thanks. Aga nende puhul nagu, see on kohati see, et see tundub nagu veider, et sa räägid sellest, aga see on nii asjalik, et sa räägid sellest, et noored nagu, sa oled üks see sild, kuidas noored saaksid rohkem poliitikast ju teada. Ja mul oli see arutelu ka enne, kui sa nüüd sügavalt lähed sellesse, miks see teema on obsession. Ma rääkisin oma sõbrannadega sellest, et ma mõtlesin ka, et me nägime ühte videot, kuidas reageeriti ja siis me viskasime nalja selle üle ja siis mu sõbrannad ütlesid, et nende jaoks on see nii naturaalne, et sa teed seda, et sa räägid poliitikast ja sellest, et see on hästi oluline, et ma olen ainuke, kelle jaoks ei ole nagu kuidagi harjumatu on näha siin seda videot tegemas. Ma olen nii harjunud meelelahutusega. Et üks päev sa räägid nende Helsingi sellest mütsist ja siis on nagu poliitika. Üks päev on Hello Kitty müts, järgmine päev on Urmas Sõõrumaa. Mis nagu tegelikult on ju äge. Äkki ma pean lihtsalt harjuma. No kahtlemata on nagu väike suunamuutus toimunud, et neile, kes kuulavad, vaatavad, aga võib-olla ei ole nagu TikTok'e näinud, siis ma lihtsalt olen viimasel ajal nagu võtnud kinni loomulikust huvist, mis minul on nagu selle vastu, mis maailmas toimub, mis meie riigis toimub. No tegelikult see algas sellega, kui oli see Iisraeli, Iraani ja USA nagu kogu olukord. Et järsku terve mu TikTok oli täis seda ja ma tundsin, et nagu okei, ma pean natuke tegema researchi ja ma nagu lihtsalt tekkiski nagu loomulik huvi, et ma tahaks teada, mis toimub. Aga poliitika puhul on see, et sa hakkad korra vaatama, mis saad aru, et sa ei saa mitte midagi aru. See läheb nii ruttu üle su pea, et ma olin nagu okei, kuigi see kahtlemata puudutab lõpuks kaudselt ka meid, mis toimub nagu mujal maailmas, siis esialgu tahaks sotti saada sellest, mis vähemalt kodumaal toimub. Ja siis mul tuligi see uus hoog olla. Ma võib-olla olla isegi nagu liiga kursis. Ma jälgin seda, mis linnavalitsuses toimub, nagu see oleks reality show. Nagu, see on minu Love Island. Aga tegelikult päästsid seda nagu enamus noored tegema. Isegi mina ei suuda seda teha. Ma ei tea, kas see on nagu isegi realistlik või mõistlik eeldada kõigilt nagu sellist huvi, mis minul on, aga ma olen ikkagi, ma üritanud sellest nagu kinni võtta ja ma hakkasin ennandma nagu neile, kes ei tea, siis lihtsalt teinud nagu TikTok'e, kus ma põhimõtteliselt nagu reageerin mingitele uudistele või ma ei räägi seal midagi nagu uut või originaalset ja mu eesmärk ei ole ka hullult mingit oma arvamust kuidagi autor saada või inimestele peale suruda, vaid pigem nagu tekitada diskussiooni, et seal videotes ka ma nagu rohkem esitan küsimusi, kui vastan asjadele. Aga see oli huvitav, kui sa ütlesid ka, et see tundub nagu ebaloomulik ja kuigi see tegelikult nagu on, ma räägin, Anna saab tunnistada siin, et reaalselt jaanipäeval nagu pooled meie vestlustest olid mingi, kas te olete näinud, mis toimub on ja see on nagu naljakas, et õenäoliselt, et see pole loomulik, aga mul on tunne, et nagu parima sõbranna perspektiiv ütleb, et see on tegelikult see, kes ma olen, on ju. No tegelikult, kui sa vaatad tagasi, sa proovisid esimest korda jagada minu meelest midagi Eestis toimuvast ju eelmise aasta suvel eraldi kanalil tegelikult Instagramis ja siis see vist nagu ei läinud nii lendo, kuigi sellel oli täiega potentsiaali ja minu arust nagu nüüd sa leidsid veits nagu teistsuguse nurga, kuidas seda jagada ja läbi selle minu meelest ja nagu meie sõpruskonnas on täiega tulnud nagu need asjad vestlusteks ka, mis see on tekitanud minus huvi, kõikides meie teistes sõprades ka, mis on positiivne. Kusjuures, kui ma rääksin oma sõbrannadega, neil meenus, et sa tegid varem Ranna välja anda Instas neid reelse. Nad olidki mingid, aga see pole uus, Maria on ju varem ka rääkinud poliitikast niimoodi. Ja see oli, eelmisest suvel olid Euroopa Parlamendi valimised ja Euroopa Komisjoniga oli nagu koostöö ka. Isegi mina sattusin nagu sinna auku, et mul küsiti ülikooli sisseastumiskatsetel, ma küsiti, et millest noored praegu räägivad sotsiaalmeedias ja mul oli ainult sinune poliitika TikTokid ja ma ütlesin, poliitika. Ja siis see küsis, mis poliitikast? Ja siis ma ütlesin, et peaminister ja Euroopa Parlament öeldi, kes saab uueks peaministriks? Ma tahan reklaami suhtekorraldus, mida tegid mul poliitikast, aga et sa viisid mind sinna auku, et see oli naljakas. Aga see on väga hea näide. See sama, nagu mida sa hetkel kirjeldad, et ma olen täiesti kindel, et ma ei ole selles ainuke, vaid enamikel noortel on see kogemus, et raske on sel teemal nagu sellesse vestlusesse üldse siseneda. Mitte ainult sellepärast, et
enamikel meist ei ole ajaloolist mälu, no kui sa just ei olnud see vend ajalootunnis, kes tõesti kuulas ja oli megakursis, no enamik meist ei ole, julgen mina väita. Meil ei ole ajaloolist mälu, tänases nagu, mitte et kasutada peent sõna, aga kultuuriruumis on ikkagi väga nagu taunitav see, kui sa, mitte isegi taunitav see, kui sa eksid, aga no kõik see maailm on nii polariseerunud, et nii kerge on jääda nagu hammasrataste vahele või keegi nagu issand, sa ei saa mitte midagi aru, millest sa räägid. Ma ei avagi enda suud. Seal ei ole nagu head, ei olegi head vestluskultuuri või oma mõtete jagamiseks seda ruumi ja väga pikalt nagu mul tegelikult ma räägin, see huvi on olnud nagu palju pikemalt, aga ma tundsin seda sama, et issand, et kas ma üldse tean sellest piisavalt ja nii edasi. Ja siis ma saingi aru, et viimasel ajal ma otsustasin, et ma pigem olen vokaalne ja muudan teinekord oma meelt või eksin, kui et ei jaga üldse oma mõtteid. Ja see mõte mul tegelikult arenes välja ühest podcastist, mida ma kuulasin. Üks UK sisulooja podcaster Madeline Argy on ju, no see, kes Central C-ga koos oli. Ta, kusjuures, ta on siuke tüüp, et teeb TikTokis ahaha, aga ta ülisügavaid mõtteid jagab oma podcasti. Siis ta oli üks episood, et mõtted anarhismi kohta või midagi sellist ja ta põhimõtteliselt rääkis nagu seda sama mõtet, et meie generatsiooni jaoks käib poliitika niivõrd üle pea, et meie esimene reaktsioon on nagu ma hoian sellest eemale, mis on ka loogiline, et see ongi niivõrd nagu overwhelming teinekord, aga et tema on otsustanud läheneda proaktiivselt ja hakata ennast nii-öelda siis altpoolt ülespoole harima. Ja siis ta rääkiski mingi raamatutest, mis ta on lugenud ja podcastidest, mis ta kuulab, mis ongi reaalselt nagu mingi maailma kordade kohta on ja. Ja mulle nii nagu meeldis see mõte, et ma pigem olengi aus ja jagan ja ma ei ole mingi teadlane, nagu ma ei olnud see vend, kes ajaloos kuulas. Noh, me rääkisime mingi, ma ikka olen seda näidet olnud, me rääkisime mingi valgustusaja mingi Eesti inimestest, no ma ei suuda ühtegi neist nimetada, sest ma ei olnud ajaloos väga hea. Ja siis mult küsiti nagu, Maria umbes, kes see võis olla, ma nimetasin Martin Luther. Noh, kes oli nagu, ühesõnaga täiesti, noh ma räägin, mul on ajalooperioodid sassis, ma ei ole nagu mingi mega hea selles. Aga see ei tähenda, et sa ei saaks nagu ikkagi uurida ja ühel hetkel nagu rongi peal astuda, on ju? Mina arvan, et aplaus selle osas, et sa nagu võtadki sõna selle osas ja räägidki, et sa ei peagi ikka õigesti ütlema, mis oleks tore, kui ütleksid, aga et see, et sa juba julged teha on nagu nii hea ja sina julgustad mind sellega alati, sest me oleme rääkinud nagu, kui ma teen TikTok voice-overid, mis on täiesti teine nagu osa sellest, aga kui ma teen need ja mul on tunne, et ma tahan mingi ümber teha või keegi võttis nagu sõnad mu suust ja midagi sellist, siis sa ütled, aga pigem nagu ole autentne ja nagu ehe, kui et sa hakkad ümber mõtlema ja üle ja nagu. Mis kahtlemata ei ole lihtne asi, mida teha ja ma arvan, et enamik meist ma isegi ei soovitaks minna seda teed, et avaldama poliitilisi mõtteid nagu avalikus ruumis. Lihtsalt see on see, mida ma teen niikuinii ja kui ma saan sellega julgustada kedagi nagu oma seltskonnas olema, see, et okei, aga räägime sellest vaata või et seal on isegi see arusaamine, ma räägin, see ajaloolise mälu puudumine on nagu see on nagu nii päris probleem, et ongi, arutatakse et kes tahab Keskerakonnaga minna mingi baari praegu ja me kõik teame, on ju, või okei, jälle võib-olla see on üldistus, aga et sul mingid infokillud võib-olla on, et miks nagu Keskerakonda keegi pooldab või ei poolda, aga reaalsus on see, et me ei jälginud poliitikat sel hetkel, kui mingid skandaalid toimusid, me ei jälginud nagu ja mida nooremaks läheb, seda rohkem see probleem on. Ja siis ongi veits, et okei, ma ei hakka üldse midagi ütlema või küsima, aga nagu ma võin vabalt olla see, et okei, aga mida nad siis, ma ei tea, tegid või WhatsApp, vaata, mitte, et ma nüüd siin mingi Keskerakonna skandaali hakkaks stirrima, aga lihtsalt, et igasuguste teemadega seal päikesejänkudes ma kuulasin ka ühte osa, kus see Sandra Laur käis, see poliitik ja siis seal oli ka nagu, seal see üks saatejuht Dan on ju mega mingi, teab kõike mega ajaloo huviline ja üli nagu informeeritud. Ja siis oli Roger seal kõrval, kes ka nagu viskas vahepeal mingeid küsimusi. Aga miks me lihtsalt lõputut laenu ei võta või mingid siuksed küsimused. Seal on muidugi sõitsid lihtsalt üle nendest ja läksid jutuga edasi. Aga ma arvan, et see tegelikult on, võib-olla see kõlab nagu eriti mingi keset suve nagu veits, et come on. Aga minu meelest see on nii oluline nagu julgeda siis olla nagu okei, aga las ma teen endale selle asja selgeks. Kuidas sa muidu peaksid nagu üldse hakkama asjadest aru saama. Ja võt, mul need poliitika, need lained tulevad mul nii intensiivselt, et järsku ma olen nagu, kuidas saab olla kedagi, keda ei huvita? Et ma olen nii far gone, mis tõttu ma arvan, et see ongi nagu hea, et kui me neid teemasid kas või siin arutame, et sa saad olla nagu see teine pool.
aga no, et nende TikTokide juures pole mitte midagi sunnitud. Kui üldse ma hoian tagasi. Ma sain aru põhjuseks, miks ma ei tunne ennast mugavana neid TikTok'e vaadates. Sellepärast, et ma lähen TikTok'i ja sotsiaalmeediasse, et põgeneda nagu reaalsusest ja et leida meelelahutust ja siis tuleb mu õde rääkimas mulle mingi jalgrattateedest ja ma olen mingi okei. See on see, millega ma iga päev proovin toime tulla, et need asjad toimuvad ja siis, kui ma proovin põgeneda reaalsusest, siis sa tuled mulle ikka sellega kallale. Aga see on oluline nendele, kes ei tee seda nagu igapäevaselt, kui noor lähebki sotsiaalmeediasse ja sealt tuleb see uudist alla, mida ta ei teadnud varem, siis on hea. Et mündil on 2 poolt. Ja see on nagu igati ju loomulik ja loogiline, et praeguses maailmas vaadates, mis toimub, nagu see ärevus, ma ei tea, kellel ei oleks nagu mingit hirmu või ärevust või ebamugavust minimaalselt. Ja need mingid pommid, raketid, ma lihtsalt mõtlen, oh my god. Ja mul on endal ka väga see kogemus, et teatud hetkedel ma olen et ma ei saa nagu toime tulla, ma ei saa üsel magama jääda, sest ma kuulen ilutulestikku ja nagu ehmun on ja. Aga see on seesama nagu lähenemise küsimus, et kas sa lased sellel nagu üle pea minna või kas sa nagu jällegi keegi ei pea nagu seda nii palju tegema nagu mina, aga ma arvan, et kas või minimaalselt nagu teinekord ampsude kaupa lihtsalt enda kurssi viimine on see, mida nagu vähim, mis me saame teha. Sest lõpuks on see, et nagu sügisel, ma kuulen ennast kõrvalt ja ma olen nagu, kuidas ma siia jõudsin, nagu sügisel on valimised. Ja kui paljud meist on see, et sa lähed sinna kabiini ja oled nagu, kellel on äge nimi ja paned selle järgi lihtsalt. Ja see on nagu, minu meelest veits ohtlik. Aga samas Ameerikas on väga tihti see, et pigem mina juba vali kellegi eest, kui et sa ei anna oma häält. See on ju Eestis ka sama, aga lihtsalt mida nagu informeeritumalt me selle valiku saame teha, seda rohkem see ka nagu peegeldab, et ongi kõik mingi issand, mis toimub, appikene, mida tehakse. Me oleme ise nendel inimestel hääle andnud. Minu rookie mistake on see, et esimesed korrad, kui ma sain oma vanusega minna vist oma valitsuse eest häält andma, ma panin selle hääle, mis mu isa pani. Sest et ma olin mingi, kui ta on mu isa, kui ta on mind kasvanud, ma austan teda, ma tahan seda panna. Aga et kordagi ei mõelnud nagu, et kas see ka kattub minu enda maailmavaadete ja poliitiliste hoiakutega. Ma arvan, see on okei. Ma arvan, see on okei. Lihtsalt ma tean, et nagu see vanemate või ka vanavanematega poliitikast rääkimine on siuke asi, mida enamus ei saa teha. Et siis ongi eakaaslased, aga kui seal on ka see vibe, et nagu et ei julge puudutada. Mina ei julge päästa oma sõbrannadega puudutada poliitikat. Vot ja mina olen see, kes hea meelega siis on nagu, come on guys, räägime. Savi, ma ka nii täpselt ei tea, mis toimub. Vaata, mis ma ei tea. Ei, ja siis me istumegi ChatGPT käes küsima, okei, mis täpselt toimus on ja? See ei ole see, et ma ei tea, mis toimub, vaid et kas meil on tõesti nii suured eriarvamused, mis võib tulla meie sõpruse ette. Ja see on teine teema, aga see juba läheb tiipiks. Nii et need on minu kogemus minu viimase hullusega ja see on nii naljakas, et see tuleb alati mul suvel. Nagu see on siuke aeg, kus mul on tunne, et inimesed on mingi, elavad oma elu ja siis mul on alati see, et mul on siis nagu kuidagi rohkem aega või energiat, et süveneda. Kuule, väga hea, et sul on selline hullus, mitte mingi pahatahtlik mingi muu paha elus on ju. No minu hullus natukene kattub sinuga, aga ma ei tea, kas nii hästi. See on poliitikaga seotud küll, sest meil sai koolis väga palju räägitud Põhja-Koreast, sest et ma olen TikTokis neid videosi, kus nagu mingi mees ja tegelikult on neid mitmeid lähevad Põhja-Koreasse ja filmivad, missugune seal on. Sest et sinna tegelikult ju ei saa eriti turistina reisida. Sul peab olema mingi luba. Ja midagi sellist. Venelased vist saavad ja hiinlased not sure. Ma ei ole väga kindel selles kõiges. Aga nagu sellest räägiti, kui meil oli kohustuslik lugeda 1984 Ülikoolis või? Ei, koolis, gümnaasiumis. Ja seal me pidime nagu seda analüüsima ja tooma võrdlusi nagu tänaste võib-olla riikidega, mis on ja ongi nagu mingi Põhja-Korea, kus on totalitaarne režiim. Ja, et kusjuures see raamat 1984, ma olen nii palju tahtnud täiskasvanu eas seda uuesti nagu kätte võtta, aga võt nii kaugele mu see hullus pole veel ulatunud. Miks? Sest ma võtsin kätte, ta on ikka, tähendab, kahtlemata võiks, aga see juba nõuab rohkem tähelepanu, et ikkagi võtta raamat ette. Võt raamatuga mul on see, et ma loen seda selleks, et minna teisse maailma. Et ma võin nagu TikTok'e vaadata ja sirvida neid portaale, aga ma veel nii kaugele pole jõudnud. Ma arvan, et see on üks raamat, mida iga noor peaks lugema. Nagu minnaks, ja tooma võrdlusi just kas või lasta nagu teisintellektil tuua võrdlusi praeguse maailmaga. See on väga hea raamat. See on üks asi, mida ma hindan meie nagu koolis, kus me käisime, et see töö väga oluline. Aga ja ma näen neid videosi. Sorry, kas teil oli kohustuslik? Ma just tahtsin öelda, et mina ei ole seda lugenud, mul polnud Kumoski koolis see kohustuslik. Meil oli lihtsalt see, et iga ühiskonna õpetuse tund sa pidid mingid uudiseid lugema ja siis sa lugesid mingi kõige suvalisema mingi asja peas, et sul oleks midagi ette kanda.
ja. ei no see on tegelikult, ma olen viimasel ajal ka mõelnud, et ma ju lõpetanud väga hiljaaegu gümnaasiumi, aga kui meil oli gümnaasiumi eksamid, meil oli koolieksam, kus ma pidingi nagu lugema iga hommik uudiseid, et kui tulebki meil nagu vestlus, sa valisid enda 3 mingit teemat, mis sa tahtsid, kas mingi naised kaitseväes või mingi poliitiline seis, midagi sellist. Ja sa pidid lugema uudiseid, et saada nagu läbi, et osata rääkida päeva nagu kajalisest ja mingi viidata artiklile mingi ajakirjanikule, mis on crazy mõelda tagasi. Aga et need asjad viisid mind kurssi ja natukene nagu sellisesse rutiini hoida ennast kursis sellega, mis maailmas toimub. Et see on nagu aplaus meie koolile selle eest. Kusjuures need videod, millest sa rääkisid, ma panen siia vahele need ka, kes pole näinud. Ma vaatasin ka, aga TikTokiga mul on tekkinud see immuunsus. Kui ma näen midagi, alguses ma olen nagu, lähen täiega õnge ja siis ma olen nagu, wait, kas see on päris? Ja siis ma natuke tegin kaevamist ja no ma ei saanud nagu 100% kindel olla, sest ChatGPT ei saanud üldse aru, mis videos oli. Temaga ma läksin kommentaaridesse. Mõned inimesed arvavad, et see on, kuna jah, nagu tava turistina sa ei saa, lihtsalt on ju Põhja-Koreasse reisida ja väidetavalt seal on nagu poed ja paar sammu tagasi. Et tegelikult sa saad sinna reisida, chat ütles, et põhimõtteliselt mingi enamasti Hiina kaudu, ainult korraldatud reisigrupiga, kus sind siis pidevalt saadavad giidid, kes tavaliselt on lihtsalt valitsuse töötajad ja sul on ette antud marsruut. Ja sellel marsruudil on ka mingid poekülastused ja asjad, aga need ei ole päris poed. Need on loodud selleks, et näidata mingit versiooni nagu sellest riigist. See on 1984, ma kuulan seda, ma olen oh my god. Ja seal ongi see, et nagu seal videos olid ka mingid poe need töötajad ja asjad ja suht paljud inimesed kommentaarides arvasidki, et see ongi nagu see set-up shop turistidele ja see oli lihtsalt filmitud just kui salaja. Aga et nagu reaalsuses, ma küsin chatilt, et kui suur tõenäosus on, et ta reaalselt filmis seal mingit kohta, mida ei tohtinud, aga seal monitooritakse turiste nii karmilt, et ma ei tea, kas see oleks isegi võimalik. Okei, las olla see set-up shop, las olla. See oli ikkagi natukene kummaline vaadata selles mõttes, et kui nagu tuletas meelde, mitte et ma sel ajal elus olin, aga nõukogude aega ja neid pilte, mis ma olen näinud tol ajast, et ja nagu mõelda, et sa ei saa sinna reisida ja mis need inimesed, kes sünnivad seal ja nad usuvadki seda, mis seal nagu on ja nagu ongi, et see on väga huvitav mõelda. See on nii nagu suur teema, mis ei puuduta ainult seda riiki, aga ka mingeid teisi religioone võib-olla on ju, et me elame nagu mingis maailmas, sa sünnid ja sa arvad, et nii ongi. Ja siis sa nagu, mitte et ma oleks mingi hull spetsialist või lugenud, aga lihtsalt, et ongi. Me teeme ühe asja selgeks, me ei ole mitte midagi praegu spetsialistid siin, see on lihtsalt 2 tüdrukut arutamas. All speculation. Peaks mingi biosse panema. Püsime sündmuste keerises, aga tegelikult ei tea midagi. No ja, aga nagu me räägime, nagu ma oleks õed diivanil üks nagu Kermo ütles, et ma teeksin, kui mina oleks linnapea, ma teeks kõik paremini ja teistmoodi, aga ma ei tea, kuidas. Kuidagi, jah, et see oli minu mingi avastus ja siis ma langesin sinna auke, et ma hakkasin kuulama mingeid Põhja-Korea põgenike mingi intervjuusi. Me ei tea, kas need on ka päris. Aga mingid olid ikka CNN-is asjad minu meelest ka nagu ametlikes kohtades. Aga mul oli sama, et TikTokis teed ühe searchi, vaatad paar videod järsku, ainult üks asi. See on nii TikTok kaudad. Aga võt, see oli minu... See oli väga hea avastus, kusjuures kui liikuda nüüd põhjast natuke lõuna poole. Lõuna-Koreasse, siis ma hakkasin vaatama Squid Game'i, kuidas see lasertekis öeldi seda eesti keeles? Okei, Laura, we get it. Oota, kuidas see kalmaari mängud? Öeldi Squid Game'i kohta eesti keeles kalmaari mängud. Kalmaari rõngaid. Mina hakkasin kalmaari mängude 3. hooaega vaatama, mis... mingi rekordit ta hoiab, kõige vaadatum Netflixi sari või maailmas või kuskil edetabelis ta on topis. Ja kusjuures nõme asi oli see, et ma tegin selle vea, et ma postitasin täna TikToki, kus ma avaldasin oma mõtteid lihtsalt selle kohta, ütlesin no spoilers, sain just praegu kogu sarja lõppu spoilitud. Aga, oota, tähendab, ma tahtsin küsida, kas on näinud seda või? Minul on selline lugu, et ma esimest hooaega ei vaadanud, ma vaatasin ainult TikTokis, mis klipid tulid. Aga ma vaatasin, nüüd tuli 3. hooaeg, jah? Ma vaatasin 2. hooaja ära, sest ma teadsin mõndasi näitlejaid sealt. See on nii insane asi, mida teha. Aga ma teadsin ikka, mis toimub, ma teadsin neid mänge, ma teadsin, mis see nagu aga kuidas? Palun siin kohal vaatajad,
või Anna, sina tegelikult saab praegu ka olla kindlalt, oled minu poolel. See on nii insane asi, mida teha, et sa lihtsalt vaatad mingi asja teist hooaega, et sa skipid ühe hooaja. see ei ole selline. Mitte kunagi elus, ma ei tea, seal ei olnud nii keeruline storyline, millest ma peaksin nagu süvitsi aru küsimus saama. pole storyline'is, küsimus on kogemuses. Natukene on ka sellest, ma peaksin austama selle tööd, kes seda tegi. Vaata. Absoluutselt. No, samas ma ütleks, et kui nagu selles sarjas on, ütleme, et kuigi ma ei mäleta ja ma ei ole teist hooaega lõpuni näinud, et ma ei tea, kui palju seoseid selles teises hooajas nagu oli esimesega, aga ma olen ka vaadanud sarja niimoodi, et ma olen alustanud reast 3. hooajast või noh, midagi siukest. Never, ever. Ja no ma saan aru, teine hooaeg, paljud ütlevad, et see oli nagu igav, et see oli korduv, ma olen nii kerge sisutarbija. Ma olen nii vähe kriitiline. Kui ma vähegi olen juba vaadanud paar osa, ma vaatan lõpuni, isegi kui see on igav. Ma vaatan lõpuni, mul on liiga suur uudishimu. Ja kuigi see teine hooaeg nagu võttis aega kogus hoogu, siis praegu 3. ma olen ikkagi täiesti oma tooli ääre peal või kuidas öeldakse. Aga ma ütlen ausalt, kui ma ei oleks näinud, kes näitleb teises hooajas või nagu midagi. Ja kui sa küsigid, kes nagu... Seal on pigem see, et nagu... See oli nagu isegi natuke nii igav mu jaoks või nagu see ei paku mulle nii väga huvi. Mulle meeldivad mingid teistsuguse süžeega seriaalid, et see oli kuidagi... Nojah, kui ma olen ühte asja õppinud, siis see on see, et meil pole sama maitse seriaalides. Sellepärast, et mina avastasin, Netflixis oli üks sari, mis oli minu jaoks parim sari ever. Mitte selles mõttes, et ta oleks mingi üli maailma murdev olnud, aga see oli siuke comfort show. Et tõesti siuke... See oli 4 Seasons on vist selle nimi, siuke nagu lühike, ülikerge vaatamine, ülimõnus ja ma ei täpsustanud Laurale, miks mulle see sari meeldis. Ma ütlesin, see on parim sari. Vaata. Vaatasin esimese episoodi, ma isegi jõudnud lõpuni. See on kõige mõttetum asi, mis ma olen näinud ja ma nagu tore, ma ei soovita sulle kunagi enam ühtegi sarja. Aga Squid Game, vähemalt see pole minu isiklik soovitus, see ikkagi on mega populaarne. Ei, ta on populaarne ja tegelikult nagu see kontseptsioon on ju esimest korda või nagu ma ei ole midagi varem sellist näinud. Aga see on ikka veits on hirmus ka või nagu, ma ei teagi, kas ma olen lihtsalt või rohkem tundlikumaks muutunud või see 3. hooaeg on läinud nagu vägivaldsemaks, aga mul on hea meel, et see ei ole liiga pikk. Oled või? Mida? 3. hooaega? Okei. Sest praegu on nii, et jumal tänatud, et see on ainult mingid osad, et selle nädalaga saab see horror läbi, sest ma ei saa ju vastu panna, ma ju pean vaatama seda enne magama minekut. Ja siis mul on vaja tund aega nagu vaadata kassi TikTokke, sest see tõesti on nagu, sellel tasemel häiriv. Sul keelebarjäär on või? Kas sind häirib, kui sa kuulad korea keelt, aga siis... Ma kuulan ja selle nagu originaalheliga. Ja, minu meelest on nagu vale kuulata ingliskeelse nagu... No see ei lähe üldse kokku. Ja. See on suht see, millest paljud on nagu rääkinud selle sarja puhul ka. Aga mul isegi pole see keele asi, või ei, tegelikult ikkagi keel on ka see, et see miimika, see näitlemine, see kõik on ikkagi niivõrd võõras, et ma olen nagu loosse, ma olen nagu loos olen väga sees ja huvitatud, aga lihtsalt nagu teinekord mulle tundub, et nad näitlevad nagu nii üle või et mul jääb nii palju infot saamata, sellepärast, et ma ei saa nagu sellest kuigi ongi hispaania keelest, ma ei saa ka aru, aga see on kuidagi sarnasem, piisavalt sarnane meie keelega, et sa saad nagu aru, mida rõhutatakse. Koreaga on see, et ma ei saa nagu absoluutselt aru, kui vihane sa oled, kui kurb sa oled, mida sa rõhutad. Aga lugu jällegi korvab selles mõttes, et see on nagu äge. Nii et need olid minu mõtted seoses Squid Game'iga, aga me lubasime, et natuke pühendame aega ka aktuaalsele teemale, milleks on see, et kui see osa läheb üles, algab Eesti suursündmus Beach Grind. Issaka Maria tulevikust segab korraks ja saatesse vahele, et anda teile konteksti selles osas, et see episood oli enne laulupidu filmitud ja ma kuidagi üldse ei võtnud päriselt arvesse seda, et laulupidu on selleks hetkeks, kui teie seda kuulate juba toimunud ja tundub nii naljakas nagu siin rääkida Beach Grindist kui mingi Eesti suurimast peost või suursündmusest, mis tuleb, kui tegelikult nagu just oli laulupidu ka. Me natuke räägime siin episoodi lõpupoole sellest ja järgmises podcastis saate ka minu värsked muljed minu esimesest laulupeo kogemusest ja pühendame sellele natukene rohkem aega. Kusjuures, stopp enne kui seda et suursündmus on nii vale öelda, sest et eelmine aasta ma tegin Beach Grindiga loosi TikTokis ja I love Emily. I love you. Emily J. Ja, Emily J. Aga ta tegi video või selles, ma alustasin seda videot, et see suvi juhtub midagi erakorralist minuga. Erakordset, sa vist mõtlesid. Erakordset, mis iganes mõtlesin. Minu mõtlesin isegi erakordset, aga ma lähen Beach Grindile. Ja Emily J stitches seda, et
ma arvasin, et Kalja läheb, ma ei tea, lõpetab ülikooli, abiellu või mis iganes ta ütles, on ju, mis oli naljakas. Et sellest päevast ma sain aru, et Emily Jones on naljakas. ta on väga naljakas, aga saad aru, et on inimesi, kes peavad Beach Grindi Eesti Coachellaks. Ma just nägin Mari-Les Kaar postitas video, ütles, et Eesti suursündmus tuleb, valime outfit'i ja inimesed olid nagu, oh my god, ja Beach Grind ongi Eesti Coachella. Mis nagu, selles mõttes, et mina olen väga selle poolt, et mis iganes meil Eestis on, olgu see nagu, mitte võrreldav, ma ei tea, Coachelladega, ela ja lase teistel elada. Selles mõttes, et kui sa tahad minna all out 100%. Kuule, ma olen mõlemal käinud ja ma ütlen, et Eesti on ägedam. Ehk kumb on ägedam? Eks siis mõlemal on omad plussid, aga mulle meeldib Eesti rohkem. Eesti Coachella, sellepärast, et omad inimesed ja äge ja nii, aga artistid on kindlasti Coachellal paremad. Ja selle vastu ei saa. Aga vaata, minu kogemus oli ka, et ma olin nagu tööl ja nagu kuidagi hästi krampis ja kogu aeg proovisin mingit sisu teha ja et Beachil nagu saad lasta lõdvaks. Aga kas saad või? Sellepärast, et mina olen nendel festivalidel käinud Weekend Festival 2016 aastast saati on ju, see oli ju OG. Need olid ju omad ajad. Sellest ajast saati ja ka enne seda, kui Beach Grind isegi oli Beach Grind, enne seda ta oli mingi rannapargi pidu ja kui Beach Grind toimus Tallinnas, tal on terve arenemisark. Ja ma olen nagu suht paljudel nendel käinud ja mulle lihtsalt tundub, et ma olen jõudnud vanusesse, kus enam see ei paku mulle seda pinget, mis ta kunagi pakkus. No jaa, aga Weekend Festival. I won't be attending. Weekend Festival oli nagu see, kus sa panid Coachella outfit'i nagu sparkles, kõik see. Ja vaata, teinekord ma mõtlengi, et see oleks tegelikult äge, kui inimesed endiselt seda nagu teeksid, aga see ei ole ka see põhjus, miks see rohkem pinget ei paku, et ma arvan lihtsalt ma olengi aru saanud, et festivali ja kontserdiskene lihtsalt ei ole see keskkond, kus mina nagu thrive'in. Sa mainisid ka, kui me rääkisime off camera, et parim osa Beach Grindi juures on see, et nii palju tuttavaid inimesi on ühes linnas koos. Ja sa lähed hommikus sööma, sa näed oma mingi lasteaiakasvataja last, sa oled mingi, my god. Ja see, mis sinu jaoks on parim osa, on minu jaoks vist nagu kõige hullem osa. Ma ei arvad, et see on parim osa, see on nagu tore näha. Mul pole tore näha. Aga ei, tegelikult mul ei ole. Või see on äge, et ongi, kui sul ongi nagu mingid sinu sõbrad on kõik samal ajal ühes kohas, aga tihti on ikkagi see, et kõigil on mingi oma agenda, kus see reaalsus ei ole olnud nagu see, mis see oli kunagi, et me lähme, Weekend Festivali ajal meil oli mingi 10-liikmeline punt, we were moving. Me teeme seda Eesti in a squad. Meil olid outfitid, bus club, another club ja see oli täielik nagu eraldi kogemus. Kas Weekend Festival olid ka after party'd? Tõenäoliselt, aga me ei käinud, me olime liiga noored selleks ja ma olin reast mingi 10. Aga see oli nagu terve kogemus. Ja viimased aastad, no okei, ja 15, no sama asi. Viimased aastad, kuigi ikkagi nagu ma räägin artistid, eriti Eesti artistide puhul ma tegelikult olen down, et kuulata ja kui juba esimesed sõbrad olid nagu, ma täna seekord festivalile ei tule, ma olin see, kes ikka oli nagu, lähme vaatame. Aga minu jaoks lihtsalt see, et ongi, sa näed inimesi, keda võib-olla sa just tegelikult ei tahaks näha, rääkimata sellest, et purjus noored ja mina teinekord tekib väikene hõrdumine seal. Aga mul on hea meel, et sina nagu naudid seda. Ja tegelikult ma olen alati ka käinud pigem nagu afterpartidel, see aasta ma lähen ka beachi afterpartidele, aga nagu festivalidega mulle meeldib vabasujus kuulata muusikat ja kõike, aga mulle ei meeldi olla väga rahva seas. Mulle meeldib enda personaalne space, on ju. See pole Alex Earl? Ei. Nagu raving esireas? Ja mul on lugu, kuidas eelmine aasta ma käisin oma sõbrannadega Beach Grindil ja nagu üks asi, mis ma Eesti kohta tean, on see, et kui 5 minust on laval, Elna, mina ei suuda olla rahvas. Mul on hirm, et see värav seal ees läheb katki, ma kukun pikali, nagu kõik toimub, mu peal tambitakse mis iganes. No see ei ole päris hirm, aga seal nagu kõik hüppavad, neil on lõbus aeg, jumal tänatud, nad oskavad nautida kontserti, mis iganes, mina vist ei oska, sest et ma hea meelega ostan selle vipileti ja joon seal oma Coca-Colat ja noogutan seal pead. Ma ikkagi elan kaasa ja naudin. Ja siis olidki, et mu sõbrad kõik olid, mingi lähme rahvasse. Ma läksin ja siis mu peas käis mõte, et kas ma ütlen neile praegu, et ma olen
liiga diiva, et siin rahva seas teha enda dissidest riibud või mitte. Sest et nagu nad viskavad vett on ju, no too hetk sadas vihma küll ja siis ma läksingi sinna kuiva vihma ja lasin oma sõpradel nautida seal rahva seas ja kõike muud on ju. Aga minu puhul, kui on nagu võimalik mul soetada see vipp-pilet või minna vippi, siis ma lähen, sest et mul on omad mugavused seal ja ja muud, mitte et mulle ei meeldiks rahva sees tantsida vahest, kui on piisav promill, ma lähen ka sinna rahva sisse ja teen enda parimad tantsuliigutused, aga ei, need ajad olid mul ka, no ma mäletan ülieredalt. Weekend 2016 või 17, üks kahest. Post Malone, esireas, kaotasin kõik sõbrad ära. Üksinda, beer pong and Bentleys, teadsin igat sõna. Noh, peaaegu püüdsin setlisti kinni. mina Coachellal. Peaaegu. See oli epic. Ja need olid need ajad. Mina Lady isegi Gaga. Beach Grindil, vaata, keda ma alati kuulan väga hea meelega, Nublu. Always, ja ma esireas. ostan ainult tema pärast näeti nagu ma love Nublu. Ja tõesti. Ja mul on hea meel, et need ajad nagu olid. Kuigi jällegi, ma ei oleks vastu isegi, et tänapäeval mingite artistide puhul seda teha. Ja mulle tegelikult praegu, kui ma siin juttu kuulan, ma saan aru, et seal on hoopis teine koht, kuhu koer on maetud Beach Grindi puhul. Ja selleks on Pärnu linn ja ööbimise hinnad. Me olime eelmine aasta või 2 aastat tagasi või millal. Käisime küll afterpartidel, no ilm oli muidugi täiesti pekkis, nagu Eestile kohanemis, rikkus kogemust, aga no okei, tore. Ma mäletan pilte, kui te käisite küll Beach Grindil. Aga mis raha sa pead välja käima, et Pärnu linnas üldse ööbida ja selle nädalavahetuse ajal, no siis see oli tegelikult see põhjus, miks me olime nagu, et pole väärt. Käisime nüüd jaanipäeva ajal, ilm oli samamoodi pekkis, aga Pärnu linnal oli ikka see pane Supeluse tänaval telk püsti ja äge, me isegi ööbisime Supeluse tänaval Beach Grindi ajal, see oli, noh, Pärnul on ikkagi see energia suvel, aga Beach Grindi ajal need ööbimised on nii palju kallimad, lihtsalt, et see ei ole väärt. Vaatsime hotelli mingi 400 eurot. No me ööbisime ühe ruutmeetrises korteris nagu laager. Neljakesi. Ja see oli mingis 800 euri. See oli crazy, jah. No reaalselt ulme. Okei, aga mõtle, et sa hommikul sirad, õhtul tagasi, hommikul sirad, õhtul tagasi, hommikul sirad. Miks see autoga ei ööbi? See oli tegelikult mega tore. Mul on hea meel, et me sellega korra ära nagu tegime, et me olimegi reaalselt seal melu keskel. Aga siis küsimus ongi, kas lähed uuesti? Kas sa paned oma raha sinna või mitte? Et tõsi, kui ma kuulsin, et Germo murelisin juba aftekal, ma olin korra nagu, kas peaks. Aga no ongi, mis ma siis maksan 2 sotti, et peldikus ööbida või? Ja pluss me oleme ammu hiljaks jäänud. Praegu magad keldris. See on noorus. Vaata ei, üks argument, mis ei liiguta mind üheski suunas on see, et sa oled veel noor, maga peldikus. Mina, kes eelistab vipis olla mingi diivana, mingi dissidest. Ja kus sa ööbid siis? Teil on mingi suur fancy maja või? Network. Ma olen... Te olete nagu mitmekesi siis või, et on odav või? Ja, meil on üks tuttav, kellel on suvemajakene, nii et no, sa pead valima oma sõpru. See on nii nagu sõbrannad, kellel on basseinid, vaata, et sa pead nendega keep close on ja sa pead need, kellel on Pärnus. Sa alati küsid, et tere, mis su nimi on? Pärnus on suvemajakene või? Tavai. Mul ei ole huvi jagada ma teen nalja. Öömaja rohkem kui 4 inimesega. Ja need 4 on väga konkreetsed 4. Ma ei ole huvitatud. Äärmisel juhul ma võiks teha nagu 6. 2 inimest, keda ma veel aksepteeriksin. Aga no see on juba nagu, it's not gonna happen. Sellepärast me ei pidutsegi koos. Jaa, tõesti. Aga no ma soovin kõigile, kes Beach Grindil on minemas, head ilma, head peomeeleolu ja neid vaibe, mis oli 2016 ja 2017. No saad aru, see oli, ma ei saa panna sõnadesse, mis oli see, et ärkad hommikul on ju, no me olime kõik alaealised, me ei tarbinud tilkegi alkoholi, full kained, aga ärkad pohmelliga hommikul. See pohmell, et sul on nagu ongi see fake pohmell, ärkad hommikul on ju võileib barbari juures sisse, millal meet upime squadiga. Noh, vlogides on ka, saame kivi ja squadiga kokku. See oli nii, ja see on see, et te liigute läbi selle festivali alaga seltskonnaga. Ja oli tõesti, 6 aega enne outfiti planeering. Hommikul 3 tundi meiki. Mis meik tuleb täna, mis kleepsud, mis kivid. Aga mulle meeldib Beach Grindi osas, et nagu need after party'd toovad ka selle, et saad natukene kõiki kuulda. Saad Eesti artiste, saad välismaalt toodud artiste on ju, kuigi kahju, et Wissi tund, aga aga nüüd on Medusa, kellega minu näiteks, see oli mu blogi soundtrack, kui ma tegin YouTube'i. Medusa. Nice. Aga nagu afterkal on ka mingid Bombossa Brothers, saad kõike natukene. No nüüd mul hakkab ju meenuma. Me ju käisime seal aftekal.
väga tore mõte, lõpuks mängisime Sunsetis sees mingi puki peal kaarte lihtsalt, sest nagu ma võin 25 minutit, kui on iga laul, siuke, mis ma tean olla. Peale seda, mul oli ju paha tuju. Oh my god, Chillin ei, mitte Chillin, vaid see teine vend, ma nägin piltide või kes iganes ja see ma tean küll, see blond kakahäda, mis iganes laulud käisid ja siis samal ajal keegi peeratas ja kas te mäletate eelmisel aastal seal klubis haises nii hullult? Weekend could never. Mul tuli meelde, et Weekendi festivali ajal, selle Post Malone'i ajal ma hängisin üldsegi siukse gängiga, kus oli Karl Killing ja siis ma sain Post Malone'i kätt katsuda. Oh my god. Ja Karl ütles mulle, et ära kunagi pese käsi enam. Mina Alicia Mariga ära lihtsalt pese ennast. Oh my god, aus. Issand ja nende weekenditega on nii palju core memoriesid. Ma mäletan, mul hakkasid seal vetsusaksid päevad. Siis ma pidin küsima abi ühe kuti käest. Vaata, pole midagi hullemat. Loadid mõtleda. Ja, ma mäletan, mu sõbranna ajas taga teda, et taga pilti saada, see oli nii nunnu. Sunsetis appi, kui ta kuulab seda. Olid ajad nagu, ma mäletan, et üks esimesi neid beach grind oli see, kui ma tegin Sammiga esimest korda piltiga. See on ka seal beach grindi rahva seas tehtud. Ja nagu üks beach grind oli mul vallalise suve beach grind nagu sellel ajal. Oh my god. See on mul meeles nii hästi, sest et sa FaceTime isid mulle ja ma pidin kirjutama üles asja, mis sa rääkisid mulle, sest ma ei jõudnud järgi. Ja. See oli iga õhtu ühtes midagi uut appi. Olid ägedad ajad, aga ongi vaata sükeste asjadega on see, et teinekord, kas sa nagu päriselt tahad seda reaalsust uuesti kogeda või on lihtsalt nostalgia. Me oleme nagu nii palju Annaga rääkinud sellest, et mingite asjadega on see, et kõik, mis seal on nostalgia. Seal tegelikult tänases päevas seal ei ole mulle mingit nagu lisaväärtust ja tore on meenutada, aga hea on ka nagu tajuda, et mis hetkel on see, et praegu ei kõneta. Pole välistatud, et paar aasta pärast ma olen uuesti esireas. Sa saad uue reaalsuse luua. Ja lihtsalt täna see pole see. Ma panin just tähele, et mu mikker on kogu salvast seal natuke allapoole vajunud, nii et ma loodan, et mind on kuulda. Aga ma arvan, et see on hea koht, kus otsad kokku tõmmata. Ja ma jään ootama sinu nagu muljeid ja vaibe sealt beach grindilt. Minu beach grind see aasta on laulupidu, mis tuleb, ma lähen elus esimest korda laulupeole. Elus esimest korda. Oota, kui see osa läheb ülesse, on laulupidu läbi, aga see tuleb see nädalavahetus ja lubab head ilma praegu. Ja võt, see on sel suvel see minu moment. Ma olen väga elevil. Ma hakkasin mõtlema, et kas peaks nagu mingi outfiti planeerima, sest ülipiinlik asi, ülipiinlik. Te ei tohi keegi mind hukka mõista. Mul oli ükskord võimalus laulupeole minna laulma. Meil oli nagu, see oli see aeg, kui sa koolis käisid kooris kohustusest ja oli nii laulupeo aasta. Sa käisid kooris või? Ma ei saanud sisse. Algus oli kohustuslik. Ma olin suht väike. Ja oli see, et nii, lähme laulupeole. Ja põhjus, miks ma ei läinud, oli see, et ma ei suutnud sebida endale normaalselt seda rahva kuradi rõivast. Seda rahva outfiti. Ja kõigil olid mingi emad ja isad, kes orgunnisid neile outfitte. Ja ma jäin nii hiljaks sellega ja ma olin nagu, ma ei saa tulla ju tavariietes. Mul oli niigi trauma sellest, et kui oli loodusklassi minek, kõikide varemad sebisid neile kilepüksid matkariided. Meil polnud neid ja ma ei mäleta, kas see oli meie otsida ja me ei leidnud poest, me käisime võib-olla valedes poodides. Ja siis ma käisin teksadega loodusklassis. Ma sain niimoodi nagu kommentaari, isegi oma klassijuhatajate Maria, miks sa teksadega tulid? Ehk siis mul oli nii eredalt see meeles, et sa pead riietuma vastavalt olukorrale ja ma ei saanud, nagu ma kuulsingi, kõik mu sõbrannad olid nagu, me ikka sealt saame selle maakonna rahva rõivad ja mul polnud. Seega ma ei läinud. Sellepärast ma ei saanud outfiti, mis on nii kurb, sest see oli mu üks esimene viimane võimalus laulukaare all laulda. Ma ei saa aru, kuidas see mul käest libises see, et kus pidi ütlema vaata MC-le, et joo, nüüd orgunnime. Mine täida nüüd oma lapsepõlve kurbused. Ja no ma ei lähe laulma, ma ikkagi lähen kuulama, aga ma arvan, et asi seegi, ma olen nagu väga elevil, et seegi kogemus nagu nüüd ma mõtlen, mul tuleb väga festivalide rohke aasta on, sest ma lähen nüüd pärast seda salvestus lennujaama, et minna Opener muusikafestivalile, mitte arvamusfestivalile. Laura rääkis TikTokis ja ma olen Opener festivalile, et kui te ei tea, mis see on, siis see on Opener festival ja ma lähen sinna festival. Ja ma olen nagu, sa ei seletanud, mis siis on ja teiseks, mis festival? Eelmine aasta oli Dua Lipa, Doja Cat, kõik esinesid seal. Kes see aasta on? Future, Doechii, Rufus the Soul.
Äge. Aga ma olin nagu, on mingid see nimed muusika veel. või äkki Tyla! arvamusfestival või enesearengufestival. Festival on ju mitmeid, aga see on, sul tuleb samal ajal siis kui laulupidu, jah? Ja siis on open air, siis on beach grind, Attekas. Jah. Ja midagi veel siis või? Äkki järgmine aasta Coachella. Kes teab? Drake tuleb ka. Ja Drake, me oleme Drake'il annaga Rootsi ja siis tuleb ma ei saa kõike teile rääkida. Midagi peab saladuseks ka jääma. Ja. Ei, aga ma arvan, et väga muusikaline, sest vaata kui palju artist. 50 Cent. Vau. Ja. Ma peaks nimekirja tegema. Väga äge, et Eestis nii palju artiste on. Nii et kõigile väga head muusikalist suve ma ootan ja ma tõesti palvetan, et hea ilm on ka meieni jõudnud ja et kuulajad, vaatajad, naudite ka oma suve ja see on tõesti üleskutse ja meeldetuletus need päriselt, et suvised plaanid kalendrisse panna ka, sest enne kui marugi saame, on silmapilgutus ja juba ongi läbi. Seega üleskutse, olgem proaktiivsed ja olgem kohe nagu nii. Mis on need kogemused või mingid bucket list asjad, millele ma vaatan nagu talvel tagasi, olen nagu, see oli hea aeg. Ei ole halba ilma, vaid pole vastavat riietust. Jah. Seda ka. Seda ütles meie vana, ma mäletan, et alati. Seda ütles geograafiaõpetaja meile, ma mäletan. Ja ma olin nagu, usu mind, mul on halb riietus. Ongi mul mingi aiu raiutud lihtsalt. Ja, miks ka mitte. Okei. No aga selge, mul oli väga tore, aitäh Laura, et leidsid aega läbi astuda. Iga kell, ei, aitäh, et mitte kutsusid, ma kutsusin iseennast. Aga väga mõnus vestlus oli. Ja kes kuulasid, vaatasid, aitäh teile. Me oleme Lauraga tagasi juba järgmisel nädalal, kui läheb eetrisse selle podcasti 100. episood. Ja sellest räägime juba järgmisel nädalal lähemalt. Tšau! Tšau!